Sest ma arvan, et Iraan on valmis hoidma, ütleme nii, seda eskalatsiooni, kui seda saab nii nimetada, Ameerika Ühendriikidega. Ja hoidma seda majanduslikul tasandil Hormuzi piirkonnas ja Pärsia lahes. Mida see tähendab? See tähendab, et seni pole ameeriklased ega keegi teine rünnanud seestpool. 100 kilomeetrit põhja pool lahe piirkonnas Teherani suunas ja 2 sihtmärkide rühma. Tuuma- ja energiatootmise infrastruktuur. Kuni nad hoiavad seda ja see on vajalik nende juhtkonna jaoks tänapäeval kogu kahju parandamiseks. Kahju on süvenenud ja et seda selles suunas hoida, järgivad nad endiselt sama stsenaariumi. Aga rünnates intensiivselt Jordaaniat, annavad nad Iisraelile märku, me oleme teile lähedal. Ja mida see tähendab? See tähendab, et kui me oleme lähedal, suudame teid lüüa, olge valmis, aga me ei ole veel kohal. Teiseks, Iraan ei tahaks ka naasta Liibanoni ja Iraani koostöö juurde. Ja ikkagi hoiame seda eemal või jagame seda. See on olnud eelis Iisraelile ja ka iraanlastele seni, sest iraanlased on olnud hõivatud iseendaga. Nad vajavad raha, nad vajavad oma laevade vaba liikumist ja on väga selge, et Ameerika Ühendriigid järgivad endiselt eesmärki lõpetada selline sõda kokkuleppega. Aga Iisrael ootab ja Iraan teab, et niipea kui Iisraeliga midagi juhtub, me astume vastu. Samuti sõjaliste rünnakute kaudu, tuuma- ja väga oluliste sihtmärkide vastu, mis on seotud Iraani energiaallikatega. Ja Iraanil on palju kaotada. Samal ajal, kui USA jätkab nende sihtmärkide pommitamist Iraanis, on ilmunud uusi teateid diplomaatilistest pingutustest, mis ilmselt toimuvad lähiajal Islamabadis. Mida oled teada saanud, Ariel Oseran? Ja Iraani siseministri juhitud kõrgetasemeline Iraani delegatsioon viibib alates homsest 2 päeva Islamabadis, et kohtuda Pakistani kõrgete ametnikega. Tavaliselt sõidab Pakistani siseminister Teherani, nüüd on vastupidi, ilmselt püütakse olukorda elavdada ja vaadata, kas õnnestub mingit läbimurret saavutada. Lõppkokkuvõttes on Pakistan kindlalt otsustanud päästa seda, mida veel päästa annab, Pakistani toetatud vastastikuse mõistmise memorandumist. Peame märkima, et ka Katari esindajad olid kaasatud ning on võimalik, et kui neil ei õnnestu Islamabadis estu saavutada, liigub see asi edasi Dohasse. Kuid lõppkokkuvõttes näevad vahendajad oma silme all, kuidas nende pingutused laiali lagunevad. Kõik algas sellest, et Iraan sihtis kaubalaevu Hormuzi väinas, mis on vastuolus vastastikuse mõistmise memorandumiga, milles nad lubasid 60 päeva rahu. Nad ei suutnud end 60 päeva tagasi hoida. Nad lihtsalt pidid neid kaubalaevu sihtima. Ja see oligi see, mis ajendas USA vastulööki. Ja Iraan on sellest ajast alates olukorda aina pingestanud. Nii et iraanlased lähevad Pakistani, et näidata, et nad osalevad nendes diplomaatilistes pingutustes. Kuid lõpuks, nagu Mai kirjeldas, kuigi poliitiline tipp, kes on valmis diplomaatias Ameerika Ühendriikidega osalema, Abbas Araghchi välisminister ütles täna, et isegi kui eduvõimalus on vaid 10%, tuleb Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi pidada. Sõjaline tippkond on täiesti teisel arvamusel ja jätkab olukorra pingestamist. Nüüd me rääkisime 8 järjestikusest päevast, mil USA ründas. Hoiatus spoilerite eest tuleb ka 9. rünnakute öö. Ma tahaksin midagi lisada. Ma arvan, et me seisame nüüd silmitsi olukorraga, kus läbirääkimised jätkuvad, aga need jätkuvad samal ajal, kui nende ümber käib tulevahetus. See on valem, mille Donald Trump valis, et jätkata ja viia see kokkuleppeni, ilma et tegeletaks teiste küsimustega. Ja riigid nagu Pakistan ja Katar täidavad sellises valemis või mehhanismis ülesannet, mille puhul ma eelistaksin, et neid seal ei oleks. Sest minu arvates ei ole Katariga seotud kahju parem kui Iraaniga seotud kahju. Katar on katalüsaator, mis toob kõik halvad asjad Lähis-Idasse ja ma julgen öelda, et ka maailma. Sest ühel poolt annavad nad terroristidele raha ja ehitavad üles jõude. Teiselt poolt tegutsevad nad nagu koordinaatorid ja muud taolised.
nii et sel moel on Ameerika Ühendriigid kahjuks endiselt selle valemiga kaasas, mis minu arvates on siiani läbi kukkunud. Wall Street Journal teatab täna, et Iraan on välja töötanud ülikiired raketid, mis suudavad lennul manööverdada, et vältida USA kaitsesüsteeme. See tekitab muret, et Teheran võib saada abi sihtmärkide määramisel Hiinalt ja Venemaalt. Ariel Osseran, kui see tõesti tõsi oleks see tõsine murekoht. Aga see näitab kindlasti, et Iraani võimekus on pärast kogu seda aega endiselt olemas. Jah, vaata, Benita, see ei oleks midagi murrangulist, kui see tõsi oleks. Sest lõpuks me teame seda, Iraan saab abi hiimlastelt ja venelastelt ning Iraan saab venelastelt luureandmeid sihtmärkide valikul ning hiimlastelt erinevaid komponente oma ballistiliste rakettide ehitamiseks. Nii et see raport, kuigi vastab nendele muredele, oleks samm edasi või midagi olulisemat selles suunas. Aga see ei muuda tegelikkust, et Iraan kasutab ja toetub sellele, keda nad nimetavad oma liitlasteks. Aga kui nad oleksid nende liitlased, siis nad võitleksid õlg õla kõrval, nagu Iisrael ja Ameerika Ühendriigid on teinud. Nii käituvad tõelised liitlased. Aga kui asi puudutab Iraani, siis hiinlased ja venelased üritavad neile natuke survet avaldada, aga mitte täielikult. Sest nad teavad, et kui nad sellesse konflikti otseselt sekkuksid, näeks see nende jaoks väga halb välja. Lõppkokkuvõttes me teame seda hoolimata Iraani raketitootmise võimekuse olulisest vähenemisest ja sellest, et osa nende raketiladudest, kus nad oma rakette hoiavad, on pihta saanud, on neil siiski säilinud rakettide väljatulistamise võimekus. Me näeme seda praegu. See võib olla veel üks seletus, miks nad ei sihi Iisraeli, sest nad tahavad oma ründevõimekust Iisraeli vastu ümber kohandada, mida neil pole vaja teha lühema maa ja naaberriikide puhul. Kokkuvõttes näeme, et Iraanil on endiselt säilinud ründevõimekus, mis võib ulatuda Iisraelini ja just seetõttu valmistub Iisrael igaks stsenaariumiks ning kiireks naasmiseks sõjaliste operatsioonide juurde, nagu hoiatas täna ka IDF-i staabiülem Iyal Zamir.